Ma ei tea, milline kujutlus sinul tekib, kui kuuled sõna leping. Minule tuleb silme ette notari kabinet, kus sõlmitakse kinnisvara ostu-müügilepingut. Ühel pool lauda istuvad ostjad, teisel pool müüjad ning notar, kes loeb asjaosalistele ette ostu-müügilepingut ning selgitab sinna juurde lepingupunkte ning nende õiguslikku tähendust. Notari juures olek on minu jaoks alati pisut karm. Eriti see osa, kus ta rõhutab, millised õigused või kohustused sellega lepingu osalised endale võtavad. Näiteks, Eesti Riigikogu väljaandes Riigi Teataja defineeritakse sõnaleping järgmiselt. Leping on tehing kahe või enama isiku vahel, millega lepingu pool kohustub või lepingu pooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma. Vanadel aegadel väljendati lepingu sõlmimist erinevate tegevuste või ka sümbolite kaudu. Ka piiblist, eriti Vanast Testamendist, võib leida mitmeid vihjeid selliste lepinguvormide kohta. Üldiselt lepingute sõlmimise puhul kasutati erinevaid väliseid sümboleid, mis väljendasid lepingupoolte tahet. Näiteks, lepingupooled vahetasid omavahel vööd, mis väljendas nende edaspidi üksteisest sõltumist. Või näiteks ihu märgistamine, nagu Vanas Testamendis räägitakse ümberlõikamisest. Samuti võime lugeda pühakirjast lepingutoitude söömisest, mil lepingupartnerid koos laua ääres sõid. Seda väljendab tänapäeval levinud komme, kus pulmas, pruut ja peigmes söödavad üksteisele torti. Samuti riiete vahetamine ehk kuubede vahetamine on üks vana traditsioon lepingu sümbolist. Piiblis räägitakse lepingust ja lepingutest päris palju. Seda nii inimeste vaheliste lepingute mõttes, kuid päris palju on pühakirjas juttu lepingust Jumala ja inimese vahelise suhtlemise kontekstis. Täna räägime teemal, miks Jumal teeb lepinguid. Piiblis näeme, et juba aegade algusest Jumal ilmutab ennast erinevatele inimestele ja tutvustab ennast Jumalana, kes annab tõotusi ja lubadusi, mille kohta öeldakse, et Jumal tegi nendega lepingu. Nendes meie jaoks ajaloolistes lepingutes võime näha Jumalat ennast ilmutamas, kes toob nende lepingute kaudu esile oma päästeplaani. Vaadates suures pildis Jumala lugu Piiblis, näeme, et see on lepingute lugu, mille kaudu Jumal ennast ilmutab ja avaldab sammhaaval oma päästeplaani ajaloos läbi erinevate inimeste läbi ajaloo. Esimene isik, kellega Piiblis kohtume just nimelt lepingu mõttes, on Noa. Noa sündis umbes 4900 aastat tagasi. Arvatakse, et Noa oli umbes 600-aastane, kui toimus ülemaailmne veeuputus, millest Noa ja tema pere pääses tänu sellele, et nad olid ehitanud laeva Jumala märguandel. Pärast veeuputust ütleb aga Jumal talle: ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputusveega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma. Ja Jumal ütles, lepingutähis, mille ma enesega ja teiega teen, iga teie juures oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks on see. Ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. Selle lepingu sisuks oli Jumala lubadus, et ta enam kunagi ei hävita inimest ja maad. Kuigi Jumal lubas seda Noale, ulatub selle lepingu mõju välja tänaseni. Noale antud leping oli tingimusteta. See tähendab, Jumal ei seadnud lepingu teisele poolele tingimusi. Noale antud tõotuses Jumal seab lepingu garandiks iseennast ja oma ustavuse ning selle lepingu väliseks märgiks vikerkaare. Järgmine isik, keda Jumal kutsub ja kellega Jumal teeb lepingu, on Abram. Ta kutsub Abrami umbes 3900 aastat tagasi ja tõotab tema kaudu õnnistada kogu inimkonda. Lepingu sisuks Abramiga on see, et ta tahab teha Abrami ja tema järglaste kaudu oma rahva suureks
nii nagu eelmise lepingu märgiks oli vikerkaar, saab Abrahamiga sõlmitud lepingu märgiks ümberlõikamine. Jumal eraldas endale Abrahami ja tema järeltulijaid, et kasutada neid kogu inimkonna heaks. Selle lepingu aluseks on Abrahami usk, kuid selle garandiks jääb selgi korral Jumal ise. Hiljem tutvustab Jumal ennast juba Abrahami, Iisaki ja Jaakobi, see tähendab Abrahami poja ja pojapoja kaudu. Sellega Jumal näitas oma ustavust lepingule, mis ta oli teinud Abrahamiga. Eriti hästi tuleb see välja Moosese kutsumise loos, keda Jumal kutsub Iisraeli rahvast Egiptusest välja viima umbes 3400 aastat tagasi. Ja Jumal kuulis nende ägamist ja mõtles oma lepingule Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga. Moosese lugu on tegelikult Jumala lepingu loo jätkumine, mida ta oli alustanud Noa ja Abrahamiga. Teekonnal Abrahamile tõotatud maale annab Jumal Moosesele ja Iisraeli rahvale seadused ja korraldused. Moosese leping eristub eelmistest lepingutest selle poolest, et siin tuleb sisse inimesepoolne vastutus Jumalaga sõlmitud lepingus püsida. Moosese kaudu tuli käsk ja korraldus, kuidas Jumalat teenida ja lepingus püsida. Ja kui sa tõesti kuulad issand oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab issand su Jumal kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda issanda oma Jumala häält. Sama peatüki 15. salmist loeme aga kui sa ei kuula issand oma Jumala häält ja ei pea hoolsasti kõiki tema käske ja seadlusi, mis ma täna sulle annan, siis tulevad su peale kõik need needused ja tabavad sind. Üldistades võib öelda, et Moosese lepingu tingimuseks oli inimese kuulekas käitumine, millest sõltus õnnistus või needus. Ja selle märgiks oli jätkuvalt meessoost isikute ümberlõikamine, nii nagu Abrahami lepingu puhul. Moosese lepingut iseloomustas esiteks fookus inimese sooritusel. Lepingus püsimine sõltus inimese suutlikkusest täita Jumala antud seadusi ja korraldusi. Teiseks, lepingu mõju laienes ühelt patriarhilt leviitidele ehk preestritele ja hiljem kuningatele, kes said Jumalale otse ligipääsu. Ülejäänud rahvale aga ikkagi isiklik ligipääs Jumalale puudus. Nemad said osa jumalikust juhtimisest kaudselt läbi preestrite ja kuningate. Kolmandaks, Moosese lepingut iseloomustas mõju patule seisnes ennekõike selles, et ohvriloom küll kattis kinni patud, kuid ei kustutanud neid. Peale Moosest üle 1000 aasta hiljem tõotas Jumal prohvet Esekieli kaudu järgmiselt. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja ma teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. Jeremiia nimetab sarnast tulevikku uueks lepinguks. Jeremiia raamatu 31. peatükis ja 31. salmis. Siin me siis näeme tõotust, et tuleb aeg, kui Jumala leping inimesega laieneb kogu rahvale ja veel enam. Jumal tõotab panna oma lepingu inimeste südamesse. Kui Moosese leping seisnes käskudes ja korraldustes, mis tingimata ei pruukinud inimestel tekitada sisemist soovi neid täita, siis Esekieli tõotatud leping pakub meile täiesti uue perspektiivi, mis loob eelduse meie südames, ma tahan Jumalat armastada. See Jeesuse poolt antud käsk, et me armastame Jumalat, oli tollal üsna revolutsiooniline, sest tavaline inimene ei omanud ligipääsu Jumalale ja tal ei olnud võimalik omada isiklikku suhet Jumalaga. On suur vahe, kas sinu laps peab sinu sõna kuulama või ta tõesti tahab seda teha. Nii on ka Jumalaga. On suur vahe, kas ma pean või ma tõesti tahan kogu südamest teda teenida.
niisiis Hesekieli poolt tõotatud leping täituski lõplikult Jeesuses, mille kohta Hebra kirja kirjutaja ütleb: aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles toonud lammaste suure karjase, meie issanda Jeesuse, valmistagu teid kõiges heas, tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane. Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti. Aamen. Hesekieli poolt ette kuulutatud ja Jeesuses täitunud lepingut iseloomustab. Esiteks, fookus on Jumalal. Lepingu keskmes ei ole mitte see, mida meie teeme Jumalale. See tähendab meie sooritus, vaid lepingu keskmes on Jeesuse lunastus, tema ohver meie eest. Seda uskudes ja vastu võttes saame kogeda uue lepingu väge. See tähendab uut elu Kristuses Jeesuses. Teiseks iseloomustab uut lepingut see, et kõigil on ligipääs Jumalale, sõltumata rassist, soost, staatusest või meie minevikust. Ainus, mida peame tegema, võtma vastu Jeesuse kui lepingu teostaja. Johannese evangeeliumi 1. peatükis 12. salmis öeldakse: kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Kolmandaks, selle lepinguga kõrvaldatakse patt inimese ja Jumala vahelt, sest Jeesust vastu võttes võtame vastu tema ohvri meie pattude eest ja tema tõotus on, et me saame kõik patud andeks ja ta puhastab meid ülekohtust. Neljandaks iseloomustab uut lepingut pühavaimu tõotus, et me ei pea olema kristlased oma jõust, vaid pühavaimu väest, keda tema on tõotanud nendele anda, kes teda usuvad. Ja viiendaks iseloomustab uut lepingut sisemine muutus, et Jeesuse järgimine ei ole enam ainult väline korraldus või käsk, vaid sisemine südame soov ja tahe järgida Jeesust kõiges. Kui ühelt poolt näitab Jumal Jeesuse surma ja ülestõusmisega oma pühendumist ja otsustavust uuele lepingule, siis inimese poolset otsustavust uue lepingu puhul väljendab ristimine, milles inimene annab tunnistuse ja tõotuse järgida puhta südametunnistusega Jeesust Kristust. See on uue lepingu sümbol. Kui eelmiste lepingute puhul said Jumala lepingu partneriteks vaid valitud inimesed, siis Jeesuse surm meie pattude eest ja ülestõusmine surnuist on sündmus, mis avas kõigile inimestele tee Jumala juurde. Jeesuse poolt valmistatud lepinguga täitub Jumala lepingute lugu, sest selles lepingus Jumal ise teeb ennast kättesaadavaks kõigile inimestele. Ükskõik mis rassist, rahvusest, soost või ühiskondlikust staatusest, sõltumata meie ebaõnnestumistest või õnnestumistest, hetkeolukorrast või väljakutsetest, millest hetkel läbi läheme. Jumal ainult ei armasta sind ja mind. Tal ei ole pelgalt hellad tunded meie vastu, vaid tema armastus, tema tunded meie vastu on nii tugevad, et ta on valmis otsustavalt astuma meiega lepingusse. Et võiksime olla täiesti lõpuni kindlad selles, et ta on Jumal, kes hoolib meist, hoolib sinust ja minust nii selles elus kui viimselt igavikus.